Tere, mina olen Kaire ja aitäh, et tulid vaatama kanalit Koduõppest Kairega. Täna ma räägin natukene oma perest. Minu peres on 3 last. Vanem tütar on kõik 12 aastat käinud tavakoolis. Keskmine laps läks 6. klassist koduõppele. Sinnamaani käis tavakoolis ja noorem on siis nüüd 2 aastat olnud koduõppel ja 4 aastat oli tavakoolis. Kui keskmine laps jõudis olukorda, kus ei saanud enam tavakoolis hakkama, oli vaja leida teistsuguseid lahendusi, siis jõudis minuni info, et koduõpe võib olla üks lahendustest. Tollel hetkel, selleks on siis nüüd tänaseks päevaks 5 aastat möödas, tollel hetkel ma ei teadnud sellest koduõppest suurt mitte midagi. Väga palju guugeldades mingit kirjandust ma ei saanud. Sain ainult selle, et üks maakool pakub koduõpet. Oh jess, kirjutasin sinna. Küsiti, mis põhjusel, särki-värki ja siis käisime vestlusel. Tundus, et kõik on väga hästi. Hakkasime siis koduõppele. Ja siis mõne aja pärast, paari kuu pärast selgus, et kool ei toeta meid nii palju, kui meil oleks vaja. Mina algaja lapsevanemana ei teadnud abi küsida, ma ei osanudki seda küsida. Dokumentidega läksin ma alt, ma ei osanud neid koostada. Ja siis selles mõttes oli mul siuke tunne, et me oleme nüüd läbi kukkunud, et mis nüüd edasi saab. Ega see kool väga huvitatud ei olnud ka meid nagu järje peale aitama ja siis anti mulle vihje, et Tartus on Peetri kool, et kirjuta sinna, et kui keegi saab sind aidata, siis nemad on need, kes saavad sind aidata. Ja võtsin ühendust siis Peetri kooliga, kirjutasin ära, mis olukorras me oleme, miks me otsime koduõppe lahendust, kuidas seda nagu saada. Siis tolleaegne koordinaator Kadi võttis meiega ühendust, vestlesime päris pikalt. Ta selgitas mulle, mis asi on koduõpe, tahtis teada siis lapse tausta natukene rohkem. Need küsimused olid kõik selleks, et ta saaks hinnata, kas meie oleme võimelised koduõppe nagu nii-öelda siis teoks tegema ja hakkama saama. Minul ei olnud väga palju seda teadmist, mis meist nüüd saama hakkab ja kõike see, aga samm-sammult seletati mulle ära, näidati ära, kuidas need dokumentide koostamised käivad, mis on kindlasti minu asjad teha, kuidas õppetegevus toimub ja me valisime juhendatud õppe. Tollel hetkel oli ta Tartus juba käima lükatud ja see tähendas siis seda, et 2 korda nädalas koordinaator siis saab lapsega kokku veebi teel. Nad tegelevad siis, mis neil siis parajasti plaanis seal on, mingid erinevad projektid, asjad, et siis hoitakse nagu kätt pulsil sellega. Ja teine siis keskkond oli Opik, kus me siis, kus siis laps tegi suuremalt jaolt siis töid. Siis nii. Ütleme siis niimoodi, et tänu Tartu koolile sain ma päriselt aru, mis asi on koduõpe. Tänu Tartu koolile võttisin lõpuks siis kätte ja tegin endale selgeks kõik selle, mis on selle koduõppega seotud ja tänasel päeval ma siis toetan peresid, olen mentor, kui siis on perel vaja nii-öelda siis 3. isikut, kellega nagu natukene suhelda või põrgatada ideid või siis tõesti on abi dokumentide koostamisel, et siis saab tulla minu juurde mentorlusse. Ühesõnaga, sealt sai meil see teekond alguse. Teine laps läks mul koduõppele juba teadliku valikuga, tal ei olnud väga hullu koolitraumat, küll aga olid meil siuksed raskuskohad, mis siis tema puhul mängisid nagu rolli üldse selle mõtte peale tulla, et võtta laps nagu koduõppele. Ja kõike neid asju nagu kõrvalt praegu vaadates, siis ma olen jumala tänulik,
et ma olen saanud oma laste haridusele ise kaasa aidata, ma olen saanud neid toetada ja me ka vaidleme kodus ja lastel on motivatsiooni langused, ei taha, on veel aeg-ajalt päris sage külaline, ei viitsi täpselt samamoodi, et laps on laps ja noor veel eriti. Et tänaseks päevaks on siis keskmine laps on ta lõpetanud, eelmine kevad ta lõpetas siis põhikooli, tänaseks on ta kutsekooli valinud endale, ta on väga rahul, ta on hästi enesekindel, ta on hästi teadlik, arast lapsest on väga eneseteadlik noor saanud, temaga vaielda põhimõtteliselt siis tuleb väga ettevaatlik olla, sest et ta teeb endale tausta väga selgeks enne, kui ta nagu laskub kuskile vaidlusesse, mis on iseenesest hea ja tuleviku vaates mul on hea meel, ma ei pea nagu väga palju muretsema. Ja pesamuna, temal on teised huvid ja tema on nagu ka väga teadlikuks läinud, mis talle meeldib, mis talle ei meeldi. Ta suudab need ära argumenteerida, ta käib huviringides, tal on võetud eraldi lisakursused talt tekkist, et toeta just tema neid tugevusi ja siis kõike seda ja selle ümber nagu toimetame. Nii et kui ka sina oled nagu mures või sa tead, et su lapsel on koolitrauma ja muud varianti ei ole kui koduõppe, siis aga sa ei julge seda sammu teha, siis kindlasti võtta minuga ühendust. Mul on kodulehel on olemas, ma panen kodulehe lingi, panen siia kirjeldusse ka, et kodulehel on olemas kalender, kus sa saad endale tasuta aja broneerida. Me saame konkreetse sinu pere olukorda lahti arutada, rääkida, hinnata ja siis saame juba teha plaanid, kas, kuidas ja mismoodi on mõistlik nagu edasi liikuda, et ärge jätke ennast üksinda. Et miks ma seda teen? Ma teengi seda sellepärast, et tollel hetkel mul ei olnud seda tuge peale kooli. Aga ma nii tahtsin nagu teiste vanematega rääkida, ma tahtsin kuulda, kuidas teistel vanematel see koduõpe läheb või ei lähe või kõike seda. Ja siis, kui me käisime Tartus, koolil on perepäevad mingi aja tagant, peast ei mäleta, kevadine nüüd on kohe tulemas, et perepäeva vanemate vestlusringis, siis ma nagu sain osaks sellest, et kui tänulik ma olen, et ma valisin selle, ma ei ole üksinda. Kuigi omal ajal, kui ma koduõppele jäin, siis tegelikult hästi tugevalt tuli see ühiskondlik surve, et sa oled hull peast, mida sa mõtled, nalja teed või koduõppe, lollakas, ei, nagu lõpeta ära, et sa rikud oma lapse tulevikku veel ära selle kõigega. Et siis nüüd praegu tagantjärgi vaadates aitäh, et ma selle otsuse tegin ja ma olen väga tänulik selle eest, et mu pere on nagu kogu aeg nii-öelda ühe meeskonnana sellel teel liikunud. Et ma ei ole pidanud nagu peresiseselt tõestama või tõendama, et meil tegelikult läheb hästi. Nii, ja siis jah. Vaatasin oma märkmed üle, et see oli nagu see, mis ma täna tahtsin siia kindlasti tuua. No selles mõttes, et kui mul keskmine laps lõpetas eelmine kevad põhikooli, siis nii tore oli tõdeda seda, et arglaps, kes ta tollel väiksena oli, ta mängis kitarri oma lugu lõpuaktusel ja ta pidas lõpukõne. Ja mis oli minu jaoks oli eriti tore, oli see, et kui tihtipeale öeldakse, et koduõpe siis ei ole sõpru, et laps jääb nagu täitsa sotsiaalsest välja. Mina vaidlen siinkohal väga tugevalt vastu, sest tegelikult need sõbrad, kes sellel hetkel
minu lapsele või ka siis nooremale lastele alles on jäänud. Nad tulid päriselt Tartusse lõpuaktusele ainult lõpuaktuse jaoks, et see oli see hetk, mis mind nagu megalt liigutas, et mu lapsel on väga mega vedanud sõpradega. Et seda ei pea kartma ja see on tegelikult väga suur linnalegend, et kui laps jääb koduseks, et siis on nagu elu läbi lõigatud ja ühtegi sõpra ei ole. Huviringid on, erinevad kursused on, kõiksugused muud kohad on, kus laps saab oma nii-öelda siis uusi sõpru või siis vanade sõpradega suhelda ja mis on tegelikult äge vaadata, jäävadki alles päriselt need sõbrad, kes on nagu need tõelised sõbrad. Mitte see, kes mingisuguse populaarsuse või muu asja pärast, et ma tahan su sõber olla, vaid et nad päriselt on sõbrad, nad jagavad oma elusid, nad jagavad oma kogemusi, oma rõõme ja muresid ja seda on kõrvalt nagu lapsevanemana mega äge vaadata. Nii et kui on mure, kirjuta mulle ja leiame lahenduse. Aga see aitäh, et vaatasid. Pane sinna see kellukese märk on see subscribe vist, et vajuta sinna ja siis saad teada, millal järgmine video üles tuleb. Nii et aitäh sulle ja järgmistes videodes näeme.